tere, hea kuulaja, kuidas ennast tervena hoida ja millele ning millal tähelepanu pöörata. Mina toon teieni astroloogia abi oktoobri tervise ja heaolu ülevaate. Tuletan ikka meelde, et astroloogia ei asenda arsti diagnoosi, vaid aitab meil mõista, kust probleem tegelikult alguse on saanud, mis aga annab meile võimaluse ennast ise abistada. Näiteks igapäevaharjumuste muutmise läbi ja järgnev info on mõeldud kasutamiseks ainult hariduslikel eesmärkidel ja enne kui hakkate muutma oma toitumist, tarbima taimseid preparaate või muutma muid harjumusi, konsulteerige kindlasti ka spetsialistiga. Marss on meil terve kuu Skorpioni märgis ja võib siis anda positiivselt seda, et meil on väga hea aeg parasiitide eemaldamiseks. Kehal on väga intensiivne taastumisvõime ja väga hea aeg, et toksiine väljutada kehast. Küll aga on võib-olla suurenenud higistamine, eriti öösiti. Võimalikud on kõikvõimalikud põiepõletikud, kuseteede infektsioonid, emaka verejooksud, menstruaaltsükli probleemid. Seedeprobleeme võib anda nii kõhukinnisust kui ka vastupidi lahtisust, hemorroidid ja paraku lõhed võivad ägeneda. Käärsule haiguste ägenemist võib olla mao- ja soolelimaskesta ärritust, mahlade tagasivool võib süveneda ehk siis GERD. Ja maks ja pankreas võivad olla siin ülekoormatud ja nahaprobleeme ka, ehk siis akned, mädased lööbed, seente vohamine, sügelus, kuumalööbed, ninaverejooksu ja sugulisel teel levivad haigused on siis esil rohkem. Torkehaavad ja hammustused võivad siin kergemini minna põletikuliseks ja parasiidid ka levivad rohkem. Kui me räägime nüüd taimsetest preparaatidest, mis siia sobivad, siis jahutavad taimed, jahutab siis kuuma nahka ja leevendab sügelust näiteks vesihein, põletikku leevendab teeleht, nahale ja limaskestadele võiks sobida siin saialill ja piparmünt on hea ja jahutav. Ja antimikroopsed toimed on siis harilik pune, oliivileht, rosmariin ja eukalüpt. Sobib siia ka loorber, tüümian, küüslauk ja nelk on näiteks parasiitide vastu. Ja vere puhastamiseks sobib tapjajuur, sarsaparilla ja punane ristik ja seedesüsteemi rahustamiseks muidugi kummel ja kindlasti altee juur. Ja aloe vera ka sobib siia kenasti. Ja Saturn liigub meil nüüd kalades terve see kuu, mis tähendab seda, et võib-olla keha hoiab rohkem toksiine kinni, lühvisõlmede turseid võib esineda, väsimust, jõuetust, immuunsüsteem võib siin langeda tänu sellele, meil on raskem siis toksiine väljutada tänu sellele Saturnile, sellised kopsu- ja hingamisprobleemid rohkem, lima koguneb kopsudesse, tuberkuloosi esineb rohkem, hingamisraskused ja astmat, just seda külma tüüpi, ja kopsukoe paksenemist esineb ja jalad, et jalgadel siis luukasvu jalalabadel, osteoporoosi jalgades, üldse sellised külmad ja turses jalgu on rohkem, vereringe häireid jalalabades on rohkem ja emotsionaalne ja vaimne tervis samuti Saturni all, et esineb rohkem kroonilist depressiooni, minevikud raamad tõusevad võib-olla pinnale, on inimestel rohkem enesetapumõtteid, tuleb siis nende inimestega kindlasti tegeleda, ja unehäireid, ähmast või segast olekut on rohkem ja mürgitused samuti käivad siia alla, ehk siis ravimite üleannusega tuleb olla väga ettevaatlik, toksiinid levivad rohkem, eriti mis tulevad plastikust, hormonaalseid häireid on rohkem ja alkoholi ja narkootikumide probleeme on rohkem. Ja taimedest, mis siia siis sobib, lümfi panevad liikuma võililejuur, on siis verepuhastaja, rooma madal sobib kindlasti ja takjas. Kopsudele on siis kajennet, aga hästi-hästi väikeses koguses, tüümian, küüslauk, virbu ja jalgadele Salomon siilruud, ehk siis tema on sidemete ja kõluste jaoks hea, 9-vägine päris kindlasti.
Ja depressiooni aitab leevendada naistepuna, rosmariin ja pärn. Ja mürgituste korral aitab siis maarjaohakas, jällegi võilillejuur ja korella, mis on raskemetallide sidumiseks siis. Ja eluviisidest. Mars Skorpionis tahab hästi intensiivset liikumist selleks, et toksiinid väljuksid paremini, ehk siis jooksmine, ujumine, jooga, need sobivad siia. Ehk siis adrenaliini väijutamine läbi spordi on siin oluline. Juua kindlasti palju puhast vett, vältida jääkülma vett, selline toasoe sobib hästi ja üldse regulaarne uni on nüüd väga oluline, mediteerimiseks sobib, vaimseks tööks väga hea aeg, tuleb vältida siis ülemäärast alkoholi kindlasti, tugevaid valuvaigisteid ja üldse ravimitega tuleb olla ettevaatlik, vältida liiga rasket toitu, sest et maks on ülekoormatud ja sellised toored toidud nagu toorliha või toorkala, neid tuleks ka vältida, sest et parasiitide oht on suurem. Nii et ja emotsionaalsel tervisel siis, et Skorpion toob sügavaid emotsioone pinnale, et tuleb neid siis lubada välja tulla ja kalad, Saturnusel kalades teeb meeled natukene selliseks udusemaks, ehk siis tuleb praktiseerida võib-olla sellist maandamist ja psühhoteraapia võib olla siin väga kasulik. Vibratsiooniteraapia, heliravi, aromiteraapia, massaaž, akupunktuur, need sobivad siia väga hästi. Siis toon välja sellised kuupäevad, mis võib-olla ei sobi meditsiinilisteks protseduurideks, on 5. oktoober, eriti just luud, hambad, kõrvad, nahk, 7. oktoober, võib-olla siis vältida siin operatsioone, kuna on täiskuu aeg, 19. oktoober, valediagnoosi oht on suurem, luustik on nõrgem, 20–22 oktoober, ka vältida võimalusel siis operatsioone ja 30. oktoober, samuti meditsiinilised protseduurid ei ole siin soovitatavad, eriti siis elektriliste seadmetega seotult. Ja uute ravimitega tuleks olla siin ettevaatlik ja pigem võimalusel vältida on ka 6., 14., 15. ja 21. oktoober. Ja kõige paremad päevad, mida võiks siis ära kasutada oktoobris, on 13. oktoober seedimist toetava raviga alustada, 23. oktoober on hea alustada keha puhastava raviga, 26–27. oktoober hea alustada uue terviserutiiniga, kui soovite, et see oleks pikaajaline ja väga hea aeg ka massaažiks. Ja 28–29. oktoober on hea alustada treeninguga ja ka taastusraviga. Nüüd aga vaatame konkreetseid ka kuupäevi edasi. 1. oktoober võite tunda rohkem närvilisust, hajameelsust, keskendumisraskuseid on rohkem, kõhuhäireid, ehk siis rasvane toit ei sobi siia, abiks on siis meliss, pärnois närvidele ja võilillejuur ja artišokk siis seedimisele ja vältida kindlasti siin ülesöömist. 2. oktoober on rohkem ärritumist, vigastuste risk on suurem ja abiks on siin Blue Vervin, salvei, pärnois ja vältida siis tülisid ja kiirustamist. 4. oktoober on võib-olla uni ja meeleolu ebastabiilsed, lihastõmbluseid on rohkem värinaid. Abiks on siis Blue Vervin, meliss ja paikali tihashein. Siis 5. oktoober, põlved võivad olla siin ebastabiilsemad, on suurem kukkumise oht, lülisamba nihestuste oht on suurem, hambaprobleeme, kõrvavalu, ebamäärast liigesevalu ja võimalusel vältige siis luude, naha, kõrvade ja hammastega seotud protseduure ja eriti just elavhõbeda amalgaamide eemaldamist hammaste alt tuleks vältida, ehk siis raskemetallide väljutamist K-maksast tuleks vältida ja abiks on siis nõges, oatstraw, alfa-alfa, meliss, pärnois, Blue Vervin ja paikali tihashein ja ei ole hea siis diagnoosideks. 6. oktoober, tursaid jalgades kätes, ehk siis lümf liigub aeglasemalt, ei sobi siin uute ravimitega alustamine, abiks on roomav madar, 9-vägine, aitab siis lümpi liigutada, punane ristik, takjajuur ja võilillejuur samuti sobivad. 7. ja 8. oktoober on rohkem peavalu, spasme, krampe, tõmbluseid, peidetud viirused või mürgid võivad siin esile tulla ja tuleks siis vältida protseduure, kui see vähegi on võimalik ja elektriliste meditsiiniseadmete uuendamist. Abiks on siin kannatuslill, meliss, pärnois ja tuleks kontrollida siis oma meditsiinilisi seadmeid, kui te neid kasutate. 9. oktoober on jällegi kergesti ärrituv limaskest, põis, sooled, pinged on rohkem õhus.
Limaskestadele sobib siia Altee juur väga hästi ja närvisüsteemile siis pärnaõis ja blue-värvin. 12. oktoober on paranemine aeglasem kui tavaliselt, kurvameelsust, üksindustunnet on rohkem, vältida siis rinna, mao ja lümfisüsteemi protseduure, abiks on siin 9-vägine ja roomav madar. 14.–15. oktoober on nahk kergesti ärrituv ja tundlik, hormonaalseid kõikumisi naistel võib olla rohkem ja ei sobi uute ravimite alustamine siia, abiks on takk ja juur, punane ristiks, on siis hormoonide tasakaalustamiseks ja ka verepuhastusel. 17. oktoober. Rasvane söök tekitab eriti raskust maksale ja sapipõiele, veresuhkru kõikumisi on siin rohkem, abiks on võililejuur, artišokk, toituge siis kergelt ja vältige suhkrut. 19. oktoober. Luud kõõlused, sidemed on nõrgemad, jällegi kukkumise oht eriti eakatel on suurem, põlved on ebastabiilsemad, hambad, kõrvad, need võivad siis tekitada probleeme ja valediagnoosi oht on ka suurem, ehk siis vältige siin intensiivset sporti, luude, naha, kõrvade või hammaste protseduure, abiks on mineraale juurde andvev nõges, Old Straw ja alfa-alfa ja olge siis ettevaatlik liikumisel, vältige raskete esemete tõstmist. 20–22. oktoober on siis rohkem põievõletikke, sooltespasme, ka kõrgem vigastuste risk, vältige siis võimalusel operatsioone, protseduure, teravaid tööriistu ja abiks on siis antimikroopsed taimed nagu oliivilehtede ekstrakt, mustköömen, nelk, papaiaseemned ja põletiku puhul siis jõhvikas ja limaskestadele Altee juur. 24. oktoober. Taas varjatud toksiinid võivad tulla siin esile ja tuleks siis tarbida võib-olla jällegi takk ja juurt, punast ristikut, võililejuurt. Ja 30. ja 31. oktoober on rohkem paanikahoogusid, spasme, tõmbluseid, limaskestade ärritust, meditsiiniseadmete rikke oht, ehk siis hapnikuseadmed ja võib-olla südame stimulaatorid, need tuleks siis kontrollida ja abiks on siis tulsi, meliss, pärnaõis, paikalitihasein, need aitavad siis rahustada ja Altee juur aitab limaskesti, et kontrollige siis kindlasti oma meditsiiniseadmeid, kui te neid kasutate. Selliseid seisud siis oktoobrikuus, meie salvestused leiate tavapäraselt YouTube'ist, Spotify'st, Apple Podcast'ist, postitame ka siis Instagrami, Facebooki ja meie teenused on saadaval meie kodulehel, milleks on astroloogiaabi.ee. Selleks, et uus info teieni kiiresti jõuaks, tellige meie kanalit, kui te seda veel teinud ei ole ja kindlasti lülitage sisse ka kõik teavitused, nii saate meie uutest postitustest ka kiiresti teada. Veelgi parem, kui liitute meie kommuuniga YouTube'is. Sealt leiate ka täiendavaid meditsiiniastroloogia teemalisi salvestusi, mida me siis üldsusele ei avalda. Mina tänan teid kõiki ja püsige ikka tervena.